Kiirabis me näeme erinevaid vigastusi nii-öelda, mis siis ratturitega, rulluisutajatega ennekõike juhtuvad, on see, et kui ei ole kiivrit peas, siis tulevad sealt väga rasked peavigastused, kindlasti on seal verejooksud, inimene võib kaotada ka teadvuse selle kukkumise tagajärjel ja kui ta kukub asfaldile, siis ta tõenäoliselt lisaks võtab ja koorib sealt nii-öelda ka nahka maha ja ka käte ja jalgade pealt samamoodi. Ja vähe sellest siis lõhub oma riided võib-olla ära. Aga kui kiiver on peas, siis ta ikkagi selle suurema peatrauma hoiab ära ja aitab nii-öelda siis säästa ja päästa seda elu. Kiivri valikul kindlasti inimene peab arvestama seda või küsima siis poest spetsialistilt nõu, millise kiivri ta endale valida võib, et ta õieti oleks ka kiivri nii-öelda fikseerinud endale pähe, et need kõrval olevad kinnitused oleks õieti, mitte need ei jookseks talle kuskile sinna lõua alla, vaid need oleks ikkagi otse nii-öelda siis siia kõrvanibu taha ulatuvad ja tagant, millega saab siis reguleerida kiivri siis nii-öelda diameetri osa või siis, et ta pähe korralikult kinnituks, et ei oleks liiga suur see kiiver, et ta ei loksuks edasi-tagasi, sest siis vastasel juhul tal lihtsalt sellest ei ole abi. Meil juhtub aastas selliseid tõsisemaid jalgratturite või uisutajatega õnnetusi circa 10 ringis. See oleneb, aastad on küll erinevad, aga ta võib sinna suurusjärku kuskile jääda. Et siin mõni üks kuu aega tagasi oli üks erakorraline õnnetus, kus rattur ja hobune said omavahel kokku. Ja rattur oli selles mõttes õnnetumas seisus, et tema jäi selle hobuse alla. Küll aga selle mehe elu siis võis päästa sellel hetkel äkki see kiiver, mis tal oli seal peas. Sellel hetkel seega kunagi ei tea ja alati võib see väga raskesti prognoositav olla, et mis vigastused sealt tulevad.